Alustame kõik osaga, kõigepealt õnnitlused. Esimesena palun tulla Lillele järele Aivar Aram, kellel oli sünnipäev juba mais. Õnne siis. Tubli ja terve, ma panen siis palun Meelis Juhansi. Oli veel meil üks sünnipäevalaps, meie lugupeetud, alavad armastatud ja austatud volikogu esimees Tiiul. Ma ütlen seda, et Andres järele öeldes, et mul on veel 70 ja teeks natuke nii. Ja kõik kõigile elule tegelikult sobib. Nii, nüüd kohaloleku kontroll. Kas te volisest ja olete kõik sisse loginud? Mina ei ole veel. Siis esialgsete andmete kohaselt meil on 25 kohalolijat. Täna on selline päev, et on koolides lõppjõuaktused ja selle tõttu on meil ka puudujaid rohkem kui tavapäraselt. Aga kvoorum on meil olemas ja ükski päevakorrapunkt täna nagu erilist kvoorumi koosseisu ei nõua, nii et need on tavapärased päevakorra teemad. Nii, järgmiseks päevakorra projekt on teile välja jagatud koos informatsiooniga 29 päevakorrapunkti. Palun andke siis märku, kas te toetate täna selle päevakorraga töötamist. Kas ma ID-kaardiga tohin niimoodi hääletada? No, tõmbasid läbi. Ja kahjuks ei ole tehniliselt valmis. Ma pean niimoodi hääletada. Aga arvutit neil ei ole andnud.
kinnituse pärast. Arvutid ei tee meie elu alati kiiremaks ja paremaks. Nii, palun. Nüüd peaks tekkima meil võimalus hääletada päevakorra vastuvõtmist. Nii, palun. Päevakord siis kinnitatud. Alustame päevakorra esimene punkt on Saaremaa valla 2019. aasta esimene lisaeelarve. Palun, Marili Niits, abivallavanem. Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed ja saalis viibijad. Volikogu liikmetel on esitatud esimese lisaeelarve teise lugemise eelnõu koos lisadega, kus kahe lugemise vahepeal on esitatud muudatused märgitud kollase värviga. Ning põhitegevustulud suurenevad teise lugemisega 89 000 eurot, millega on 2019. aasta eelarve eelnõu põhitegevustulud kokku 47,8 miljonit eurot. Teise lugemisega lisatakse põhitegevustuludesse füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumisest 54 432 eurot. Seega lisaeelarvega on eelarvesse võetud vahendeid tulumaksu ülelaekumises kokku 276 925 eurot. 148 250 euro võrra vähendatakse Kuressaare linnateatri omatulu ja Kultuuriministeeriumi toetust seoses üleminekuga sihtasutuseks Kuressaare teater. Seoses sellega on ka kandeid põhitegevuskulude poole peal. Nii nagu varasemalt, siis ka seekord võetakse eelarvesse projektide tulud ja hallatavate asutuste omatulud ning seekord on need summad vastavalt 104 538 eurot ja 77 712 eurot. 855 eurot Pärsamaa hooldekodu sõiduauto liikluskindlustuse hüvitiseks. Põhitegevuskulud teise lugemisega suurenevad 125 000 eurot, millega eelnõus kokku on põhitegevuskulud summas 45,1 miljonit eurot. Täiendavalt põhitegevuskulud, mille katteallikaks on eelarvesse lisatud füüsilise isiku tulumaks, on järgmine. 5376 eurot Kuressaare kesklinna 3 infokioski IT-programmi ja tarkvara soetamiseks, et need muuta veel interaktiivsemaks. 582 eurot TTÜ Eesti Meremajanduse Keskuse stipendium, see summa on koos maksudega ning antud stipendiumit rakendati esmakordselt eelmisel aastal. Ja stipendiumi saab inimene, kes lõpetab TTÜ Eesti Meremajanduskeskuse, kelle lõputöö teema on seotud Saaremaaga ja lõputöö on kaitstud hindele suurepärane.
4000 eurot ettevõtlusstipendium. Idee on tuua Saaremaale haritud inimesi või kinnistada neid veel rohkem Saaremaaga. Selleks toetatakse üliõpilase kodutöö, lõputöö või praktika läbiviimist. Ning antud summaga on planeeritud toetada õppeaasta 2019–2020 4 kuu stipendiumid, nii et stipendiumi suurus 6 üliõpilase kohta on 500 eurot, millest pool maksab siis kohalik omavalitsus ja teise poole ettevõtja. 2474 eurot sihtasutus Kuressaare teatri 3 valda esindava nõukogu liikme tasud. Ning järgmised 3 objekti tulid lisaeelarvesse seoses kultuuri- ja spordiosakonna ettepanekuga ning need on järgmised. 3000 eurot Karja kiriku välikäimla, 5000 eurot sihtasutus Saaremaa muuseumi 15. lossipäevade tegevuseks ning 19 000 Kuressaare kultuurivara Kuressaare merepäevade raames korraldavate kalandusega seotud hariduslike ja meelelahutuslike tegevuste läbiviimiseks ja seda erinevates sadamates. Samuti on 15 000 eurot OÜ Karujärve kämping Karujärve avalikus kasutuses olevale rannale väliujula ja paadikai rajamiseks. Kogu projekti hind on üle 117 000 ning lisaks on liider pidanud seda projekti toetuse vääriliseks ja eraldanud toetus 50 000 eurot. Valla toetusega on ettevõtja enda panus üle 50 000 euro, jah. Ning investeeringud. Valitsuse poolt on esitatud investeeringute osas muudatusettepanekud, mis suurenevad sisemiste ressursside arvelt. Üks nendest on 15 700 eurot mullutu tee ehitus, mille katte tuleb Läänesaare teede ja tänavate realt ning teine objekt on Pika tänava tööd. Kinnitatud eelarves oli planeeritud selleks 200 000 eurot. Kallinemine on seotud täiendavate tööde lisamisega ning katte täiendavatele töödele, mis on siis suuruses 55 000, tuleb järgmiselt. 20 000 Tornimäe kortermaja renoveerimiseks planeeritud vahenditest, mis vabanevad seoses TEDxis saadud negatiivse vastusega ning 35 520 eurot Saaremaa teede üldisest eelarvest. Samuti on muudatusettepaneku esitanud fraktsioon Valimisliit Saarlane. Selleks, et eraldada 30 000 eurot ELK Kuressaare Laurentiuse kogudusele kiriku renoveerimiseks. Muudatusettepanekuga oli teil kõigil võimalik tutvuda, see on lisatud eelnõude juurde ja muudatusettepanek oli äärmiselt põhjalikult lahti kirjutatud. Valitsuse seisukoht on toetada ja katteallikaks on investeeringu objekt kunstlume tootmisvõimekuse väljaarendamine, kus vallapoolset osa 55 000 selleks aastaks, siis on teada, et ei suudeta nii palju realiseerida ning need 30 000 leitakse selle objekti arvelt. Ja need tööd tehakse järgmisel aastal samas mahus siis kindlasti ära. Sellest tulenevalt on ettepanek kinnitada valla 2019. aasta esimese lisaeelarve kogu mahus 1 401 189 eurot. Aitäh! Aitäh! Kaasettekanne peaks olema rahanduskomisjonilt. Paraku on olukord, kus puuduvad kõik volikogu poolt rahanduskomisjoni kuuluvad volikogu liikmed, aga kuna ma olen ükskord ka seda koosolekut pidanud juhatama tänu sellele, et kedagi ei olnud, esimeest ega aseesimeest, siis ma tean, et mul on nii kohustus kui ka õigus ette lugeda koosoleku protokolli. Sobib nii? Päevakorras esimene punkt oli valla majandusaasta aruande kinnitamine ja
arutelus osales 3 inimest, olgugi et kvoorum oli täiesti koos, aga 3 inimest võtsid aktiivselt sõna ja 13 poolthäälega otsustati toetada siis teile praegu tutvustatud eelnõu. Teadmiseks. Kas on ettekandjale küsimusi kaasettekandjale vist ei ole mõtet esitada? Palun, Andres Tinno. Küsiks, et saamase ettepanek 30 000 Laurentiuse kirikule, et praegu mul ei ole hetkel kogu valla eelarvet, et mis meil kogu valla eelarve summa on kõikidele kirikutele ja siis palju sellest nii-öelda selle aasta eelarvest juba Laurentiuse kirikule eraldatud raha on, et tekkis nagu mingi proportsiooni tunnetus. Eelarves on 200 000, sellest 160 000 on siis investeeringud ja abivallavanem Elle Kahmilt küsin, kas seesama koguduse on ka sealt saanud sel aastal vahendeid? Ja, on saanud 100 000. Sama tornikiivri ehitamiseks. Teine küsimus, Andres Tinno, palun. Ma olen aru, et siis 200 000 ja 130 000 läheb Laurentiuse kirikule ja ülejäänud maakirikud siis nii-öelda saavad nii-öelda igaüks mingi 50 000 kaupa. Saan ma ütelda. Elle Kamp, soovid sa täiendada? Ühesõnaga 160 000 on investeeringuteks ja see jaguneb siis aastate lõikes niimoodi, et ühele kirikule on suurem, kuna need investeeringud kirikute parandamiseks on väga suured ja kirikud on väga halvas seisus. Käesoleval aastal on see siis Laurentiuse kirik 100 000, mis ta sai eelarve kohe taotlust, oli üle 130 000, aga seda ei olnud võimalik siis rahuldada just sellel põhjusel, et oli väga mitmeid taotlusi, aga kõik kirikute taotlused said tegelikult rahuldatud, mis oli esitatud vallale. Aitäh. Veel küsimusi? Ei näe. Siis võtame ette muudatusettepanekud. Minule teadaolevalt on teile ka laudadele jagatud lisa ja selles siis alates põhitegevuse kulud, sellest punktist siis kollased read. Et teeme nagu meil kombeks on olnud, et ma ütlen muudatusettepaneku numbri ja kui keegi soovib hääletamist, siis annab selle kohta märku. Olete valmis, alustame. Esimene on siis muudatusettepanek number 19. Kuludest alustame ja tulusid me vast tagasi lükkama ei hakka. Teine siis 25. 28. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 42. 45. Ja siis ümberpaigutamised 53. 54. 55. 56. 58. 64. 68. ja 69.
Ei näe. Aitäh, sellega on muudatusettepanekud heaks kiidetud. Kas keegi soovib lõppsõnaks midagi lisada? Jaa, Boris. Investeerimistegevuse ümberpaigutused punkt 7, trasside ehitus 71 998 €. Õigekeelse sõna lehekülg 819 loed ja tsiteerides on trassid. Tee, kanalid, toorustiku, sideliini, lennuliini või muu sellise kulgemist tähistav joon või maariba. Et tegelikult oleks öeldud lahti kirjutatud, millistest trassidest jutt käib, et lihtsalt paari joone pärast 71 000 €. On ju natukene halb koht. Aitäh, nagu kuulsime, abivallavanem ja teised, kõik meie oleme võtnud selle märkuse teadmiseks. Nii, panen eelnõu lõpphääletusele. Loodame, et Polis meil võimaldab seda. Kas siis poolt, erapooletu või vastu? Üks erapooletu ja üks mitte hääletanud. 23 poolt. Lihtsalt, jah, palun. Ma täpsustan, et tegemist on määruse ehk üldaktiga, see tähendab seda, et ei pea keegi taandama ennast. Et ainult üksikakti arutelu peab taandama. Kas sa oled siis, mis sa nüüd otsustad siis? Hästi, saame selgust ka Volises ja lisaeelarve on vastu võetud. Aitäh. Teine päevakorrapunkt, Saaremaa valla 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja palun vallavanem Madis Kallas. Lugupeetud volikogu liikmed, head valitsuse liikmed, külalised. Et taaskord on siis aasta jõudnud nii kaugel, et on vaja kinnitada Saaremaa valla majandusaasta aruanne. Vastavad protseduurid nii valitsuse poolt kui ka audiitori ja ka revisjonikomisjoni poolt on tänaseks päevaks tehtud ja lõppsõna jääb siis öelda volikogul. Et Saaremaa valla 2018 aasta üldeelarve maht oli siis 55 947 000 €, millele siis lisandus läbi 3 lisaeelarve 4 528 000 € ehk kogu eelarve maht siis aasta lõpuks oli 60 475 000. Ja põhitegevuse tulusid laekus kokku 46 miljonit, millest siis suurim osa moodustas üksikisiku tulumaks. Põhitegevuse kuludeks läks 42 miljonit, põhivara soetus on 11 miljonit ja laene siis eelmise aasta jooksul pidi võtma 1,8 miljonit ja laenukohustusi siis maksti erinevatele pankadele tagasi 3 16 000 € ulatuses. Võlakoormus võrreldes nüüd 2017 ja 2018 aasta lõikes on 2017 aastal oli siis võlakoormus 17 miljonit ja 702 000 € ja 2018 aasta lõpuks oli siis Saaremaa vallal kohustusi laenu näol 19 miljonit ja 380 000 €, mis siis üldeelarvest moodustas 41,61% ehk siis jäi nendesse piiridesse, mis on lubatud ja mida me ise tahame ka järgida ehk alla 60%. Ja laenujääk
siis tänase päeva seisuga või 2018 aasta lõpu seisuga oli 22 579 000. Audiitori arvamus, nii nagu tavaks on saanud, viib siis audiitor läbi põhjaliku auditeerimise kohaliku omavalitsuse finantskäitumise ja kõigi finantsnumbrite osas, lisaks ka vestlused siis nii rahandusteenistusega kui ka vallavanemaga ja on hea meel tõdeda, et ühtegi ettekirjutust, ühtegi märkust vähemalt minule siis audiitori poolt ei esitatud. Olid küll mõned küsimused, mis puudutasid üldisi põhimõtteid, aga need siis audiitorile ära seletades vastused teda rahuldasid ja need kusagile äramärkimisele ei läinud. Ja nii nagu ka audiitor ütleb siis, et majandusaasta aruanne on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja mingid ettekirjutusi ega tähelepanekuid, märkimisväärseid tähelepanekuid tal ei ole. Ja vallavalitsuse ettepanek siis vallavolikogule kinnitada Saaremaa valla 2018 aasta majandusaasta aruanne. Aitäh! Aitäh! Palun küsimusi ettekandjale. Ei näe. Taavi Raamiste, palun. Majandusaasta aruande lisas 24 käsitletakse erinevaid kohtuasju. Ühes lõigus on kirjas tsiviilasi 2-18-6-8-8-4, kus on kirjas, et tsiviilasi on tänaseks lahenenud kompromisslepingu alusel. Mis oli see kompromisslepingu sisu ja kui suur oli selle vaidluse kogukulu valla jaoks? Kuna antud tsiviilasi oli siis kompromissini jõudmine kulmineerus sellega, et see oli konfidentsiaalne, siis seda me avalikul koosolekul öelda ei saa, et kui nüüd volikogu liige teeb, siis ma arvan, teabenõude või et siis me saame selle siis vastavalt sellele siis avaldada, aga jah, see oli kohtu otsuse sisu, et see on konfidentsiaalne mõlemale osapoolele. Aitäh, veel küsimusi? Ei näe? Siis kaasettekanne revisjonikomisjoni poolt, palun. Ja revisjonikomisjon viis läbi elektroonilise koosoleku seda ajanappuse tõttu. Kuna neid andmeid jõudsid meile päris hilja enne volikogusse esitamist, siis ainuke asi, mida siis komisjon, millel tähelepanu pööranud, siis tööjõukuludel kulud andmed 2018. aasta omad, et hea oleks, kui me võrdleme 2017. aasta omasid. Natuke tuhnides siis 2017. aasta andmetes nägime väikest kõikumist palgatõusu osas, aga üldjoontes oleme nõus kinnitada vallavalitsuse poolt esitatud majandusaasta aruannet. Aitäh! Küsimusi revisjonikomisjoni esimehele? Ei näe? Siis teine kaasettekanne on rahanduskomisjoni protokolli alusel, kus otsustati toetada eelnõud 13 poolthäälega, kõik koosolekul osalejad olid poolt. Nii, siis võime asuda otsustama või midagi lisada seoses palgakuludega 2017-2018 ei soovi. Kui on küsida, on küsimus siis? Ei, kui ei soovi, kõik korras. Pausi ajal saab täpsustada. Et palun otsustame siis poolt, erapooletu, vastu. Aitäh! Üksmeelselt on kinnitatud majandusaasta aruanne 2018. aastal konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne on ta veel. Nii et aitäh! Otsus vastu võetud. Palun lõppsõna. Vabandust, vale aeg. Vale aeg, aga ma
siiski tahaks tänada kõiki neid, kes on oma panuse sellesse dokumendi koostamisse andnud, et tegu on siis kohaliku omavalitsuse vaatevinklist ühe olulisema hinnanguga vallavalitsuse toimimisele, tööle, meie distsipliinile, kuidas me oleme eelarvest kinni pidanud, kuidas me oleme erinevaid rahavoogusid juhtinud ja suur tänu tugiteenuste osakonnale, rahandusteenistusele ja abivallavanematele, kes oma panuse majandusaasta aruandesse andsid ja loomulikult kõigile komisjonidele, kes selle heaks kiitsid, et see on oluline teemärk 2018 aasta osas ja 2019 aastasse vaadates, et suur tänu kõigile ja et nüüd on, kuidas? Täname ka maksumaksjad, täpselt nii. Aitäh! Aitäh! Järgmine päevakorrapunkt, millele järgneb üheteemalisi päris palju, on Aste rahvamaja põhimäärus. Palun abivallavanem Helle Kahv. Tere, lugupeetud volinikud. Olen teie ees siis 16 hallatava asutuse põhimäärusega. Ma täpselt ei tea, kas ma tohin teha seda ettepanekut, aga ma teeksin selle ettepaneku, kuna põhimääruste sisu on sarnane, et ma räägiksin nagu nii-öelda selle preambula osa, räägiksin korraga ära ja siis juba meil on ka ühe NASA klubi osas muudatusettepanek, et siis saab juba rahvamaju pidi edasi minna. Sobib. Et teadupärast on siis kultuuri- ja spordiosakond koostöös rahvamajade juhatajatega teinud aasta jooksul tõsist koostööd ja tulnud välja ettepanekuga põhimäärused üle vaadata ja viia nii-öelda sarnastele alustele, kuna rahvamajade tegevuses on kindlad jooned, mida siis rahvamajad pakkuma peaksid. Et lihtsalt väga kiirelt korra ajaloosse tagasi minnes, siis 1931. aastal võeti Eestis vastu rahvamajade seadus ja rahvamajade nimed muutusid nõukogude ajal. Dom Kultura, Ohvitserski klub olid niisugused ajad ja nüüd peale nii-öelda Eesti Vabariigi taassündi on siis Rahvakultuuri seltsi ja Kultuuriministeeriumi eestvedamisel seda olukorda üle vaadatud ja tänased põhimäärused siis on hästi kokku võtnud need nii-öelda nõuded, mis ühes põhimääruses olema peavad, eesmärgid ja ülesanded, juhtimise, töökorralduse, õigused ja kohustused, varaga seotud küsimused, aruandluse ja kontrolli. Ja rahvamaja tegutsemise eesmärk on siis ikkagi koht kogukonnale tegeleda rahvakultuuriga ja muidugi ka elukestva õppega ja enese täiendamisega. Ja nüüd ma läheksingi siis edasi esimese põhimäärusega, mis on siis Aste rahvamaja põhimäärus. Aste rahvamaja eelnev nimetus oli Aste klubi ja põhimääruse sisus on siis muutunud nimetus Aste rahvamaja. Kui te näete selles pildid, siis tegelikult Aste kultuuriinimesed on ka majale juba kohe alguses uue maja valmimisel lasknud peale kirjutada rahvamaja, et see maja sisaldab siis erinevaid asutusi, noortekeskust ja raamatukogu ja rahvamaja, et Aste rahvamaja. Tänan küsimusi ettekandjale. Küsimusi ei näe. Kaasab ettekanne kultuuri- ja spordikomisjon, palun. Aare Martinson.
jaa, hääletatud ettepanekut ja kõik 14 olid nõus saata selle volikokku. Aitäh. Piirkondliku arengu ja külaelu komisjon. Komisjon oli eelnõuga nõus. Aitäh. Kaasettekandjatele küsimusi ei näe. Asume siis otsustama selle põhimääruse üle. Aare poolt. Aitäh. Aste rahvamaja põhimäärus kinnitatud. Järgmine Eikla rahvamaja põhimäärus. Eikla rahvamaja põhimäärus, et eelnevalt siis oli Eikla klubi põhimäärus. Aitäh. Küsimusi ei näe. Kaasettekandet palun kõigepealt Aare Martinson. Kõik kohal olid poolt. Ja piirkondliku arengu ja külaelukomisjon ka poolt. Palun hääletama esimesel võimalusel. Võimalus antud. Üks neist Tinno, teine Hanso. Aitäh. Põhimäärus kehtestatud. Karja rahvamaja. Karja rahvamaja põhimäärus, mis eelnevalt oli siis Karja lugemis- ja teabetuba. Küsimusi ei näe. Kaasettekanne palun Aare Martinson. Komisjon poolt. Ja Raimo Aardami komisjon ka poolt. Palun. Hääletamiseks läks. Üksmeelselt põhimäärus kehtestatud. Järgmine palun Kihelkonna rahvamaja. Kihelkonna rahvamaja põhimäärus, Kihelkonna rahvamaja oli ka eelnevalt Kihelkonna rahvamaja. Küsimusi ei näe. Kaasettekandet palun Aare. Komisjon poolt. Ja Raimo. Komisjon poolt. Aitäh. Palun hääletame. Minu ekraanil on Kairit poolt juba. Nii et ma oma andmete põhjal ütlen, et selle rahvamaja põhimäärus on kinnitatud. Järgmine palun Kärla rahvamaja. Kärla rahvamaja põhimäärus, Kärla rahvamaja oli ka eelnevalt Kärla rahvamaja põhimäärus. Kaasettekandet palun. Ja poolt. Ja Raimo. Komisjon poolt. Aitäh. Otsustama.
järgmine Laimjala rahvamaja põhimäärus. Laimjala rahvamaja põhimäärus, Laimjala oli ka ennem rahvamaja. Kaasettekanded palun. Andres Tinno, palun. Mul selline üldine küsimus, et kõik rahvamajad saavad uue põhimääruse, et üks Kuressaare kultuurikeskuse põhimäärust ei ühtlustada rahvamajade põhimäärusega. Kuressaare kultuurikeskuse põhimäärus on uuendatud ja vastu võetud eelnevalt Kuressaares, et praegu see ei vajanud nagu selles osas täiendamist. See nagu ühtlustamist ei vaja? See ei vajanud, jah, seal need paragrahvid, mis tänastes rahvamaja põhimäärustes on kirjeldatud, on juba sees. Aitäh. Kaasettekanded. Kas me kuulasime ära juba ei kuulanud? Palun, Aare Martinson, me oleme nüüd Laimjalas. Aitäh ja Raimo Aardan, palun. Aitäh, asume siis otsustama. Aitäh. Põhimäärus kehtestatud Laimjala rahvamajale. Nüüd järgmine Lümanda. Lümanda rahvamaja põhimäärus, eelnevalt siis nime muutus, eelnevalt Lümanda kultuurimaja. Küsimusi? Ei näe, palun kaasettekanded siis Aare Martinson ja Raimo Aardan. Aitäh. Asume otsustama. Aitäh. Ka Lümanda rahvamaja põhimäärus kinnitatud. Järgmine palun Mustjala rahvamaja. Mustjala rahvamaja põhimäärus, eelnevalt ka Mustjala rahvamaja. Küsimusi ei näe. Kaasettekanded palun Aare Martinson. Komisjon üksmeelselt poolt. Ja Raimo Aardan, palun. Aitäh. Palun siis otsustada, teha valik. Üksmeelselt otsustatud see määrus kehtestada. Järgmine nüüd Nasva rahvamaja põhimäärus, palun. Nasva rahvamaja, Nasva klubi põhimäärus ja antud põhimääruse vastuvõtmisele on tulnud siis muudatusettepanek muuta määruse eelnõu pealkirja ja uus nimi oleks rahvamaja Nasva klubi põhimäärus. Volikogu liige Andres Tinno ettepanek on see ja valitsus seisukohta toetab muudatusettepanekut. Teine muudatusettepanek on seotud esimese ettepanekuga, et antud nimi viia sisse ka eelnõu paragrahv 2 lõige 1 ja ka valitsus toetab. Aitäh, kas on küsimusi ettekandjale? Muudatusettepanek peaks olema teil ka laual, lühidalt vormistatud. Küsimusi ei näe, palun komisjonide poolne ettekanne. Aare Martinson. Ettepanek, mis ongi vastusega kohti, võetud teadmiseks, kui te ei hääleta uus. Ma
ei kuulnud ausalt öeldes mitte midagi. Ei hääletatud. Ei hääletatud, võeti teadmiseks, aitäh. Ja Raimo Aardan piirkondliku arengu. Komisjon oli seda meelt, et kasutataks nime Nasva rahvamaja. Ja kuidas hääled jagunesid, kui te hääletasid? Jagunesid 7-2, 2 erapooletut, 7 poolt, kasutatakse nime Nasva rahvamaja. Aitäh. Nüüd oleme me ära kuulnud ettekande, kaasettekanded, tutvunud muudatusettepanekuga. Kas keegi soovib muudatusettepaneku hääletamist? Jah? Soovib? Palun? Et kui Nasva inimeste poolt on tulnud selline ettepanek kutsuda seda Nasva klubiks edasi, kui siiamaani on ta Nii, kas keegi soovib hääletamist või aktsepteerime seda muudatusettepanekut, et Rahvamaja ametlikuks nimeks saab Rahvamaja Nasva klubi? See on nüüd... Aktsepteerime. Jah, ei aktsepteerime. Panen siis eelnõu koos selle etteloodud muudatusettepanekuga hääletusele. Andke siis oma hääl, millele soovite. Kahe erapooletuga häälega 25 on see määrus kehtestatud. 3 oli, vabandust. Ja, poolt 22 erapooletut. Aitäh, Nasva Rahvamaja Nasva klubi põhimäärus kehtestatud ja Orissaare kultuurimaja põhimäärus. Ja teine erisus põhimääruste vastuvõtmisel on siis Orissaare kultuurimaja, mis ka eelnevalt oli Orissaare kultuurimaja ja kus kogukond ja ringijuhid pooldasid kultuurimaja jätkamist. Ja kuna see on ka suure piirkonnakeskus, siis oli see aktsepteeritud. Nii et Orissaare kultuurimaja põhimäärus vastu. Aitäh, kaasettekanded palun, Are Martinson. Aitäh ja piirkondlik areng, Raimo Aardan. Aitäh. Küsimusi kaasettekandjatele ei näe, palun siis otsustame. Aitäh, üksmeelselt Orissaare kultuurimaja põhimäärus kehtestatud. Järgmine palun on Pärsamaa rahvamaja põhimäärus. Pärsamaa rahvamaja põhimäärus, eelnevalt oli siis Pärsamaa kultuurimaja. Palun põhimäärus vastu. Kaasettekanded palun, kui küsimusi ei ole, aitäh. Are ja Raimo. Aitäh. Palun, siis andke oma seisukohast teada. Salme rahvamaja põhimäärus. Salme rahvamaja põhimäärus, palun kinnitada eelnevalt oli Salme rahvamaja Salme kultuurimaja põhimäärusega ja huvitaval kombel nendel oli väga suured seina peal rahvamaja eelnevalt ka kirjutatud. Ka kultuurimaja tegutsemise ajal? Jah. Aitäh. Kaasettekanne palun kultuurikomisjon. Poolt. Ja piirkondliku arengu komisjon. Aitäh.
palun siis hääletama. Üksmeelselt põhimäärus kinnitatud. Järgmine Sandla. Palun kinnitada Sandla rahvamaja põhimäärus, mis siis eelnevalt põhimääruse järgi oli Sandla kultuurimaja. Palun kaasettekanne kultuuri- ja spordikomisjoni ja piirkondliku arengu. Komisjon poolt. Aitäh. Palun siis otsustama. Mart. Aitäh. Kasee rahvamaja sai omale uue põhimääruse, aitäh. Ja nüüd Taritu rahvamaja. Palun kinnitada Taritu rahvamaja põhimäärus, mis ka eelnevalt oli rahvamaja. Kaasettekanded palun Aarem ja Raimo. Komisjon poolt. Aitäh. Me täname nende ilusate fotode eest, mis tõesti on väga ilmekad ja on väga leidlik, et need on täna siia meile ette toodud koos juhtide ja piltidega. Aitäh. Nii et palun hääletama nüüd. Aitäh, üksmeelselt see põhimäärus kinnitatud. Järgmine palun, mis on siis Tornimäe? Palun kinnitada Tornimäe rahvamaja põhimäärus. Palun kaasettekanded. Aitäh ja Külalu. Piirkondlik areng, aitäh. Poolt. Palun siis otsustama. Aitäh, üksmeelselt on ka Tornimäe rahvamaja uus põhimäärus. Ja viimane selles paketis on Valjala rahvamaja, palun. Palun vastu võtta Valjala rahvamaja põhimäärus, mis oli ka eelnevalt Valjala rahvamaja. Ja kaasettekanded palun Aare Martinson. Komisjon üksmeelselt poolt. Aitäh ja Raimo Aardam. Komisjon poolt. Aitäh, palun, härra Ait. Mul on küsimus selles, et ma olen kunagi arvutit kõvasti töötanud ja ma tahan ütelda, et seal on vormistamisküsimus, seal on näiteks punkt 1 ja alapunktid võiks olla niimoodi repliga, siis punkt 2 repliga. Seal on kuidagi niimoodi ühte ja teise nagu see vormistamise külgamine, ma ei tea, kas see peab nii olema. Aitäh, no see on pigem võib-olla jah, niisugune silmailu ja selle... aga ta tekitab ka lugemise raskusi ja no aitäh. Pead uurima, et mis lugemised see ühepoolse suule või alguse lõpuks suuga tähendab, et ta... Aitäh, praegu lähevad kõik need määrused ka Riigi Teatajasse ja Riigi Teataja poolt on ka omad normid ja reeglid sätestatud. Siin me peame lähtuma sellest, aga aitäh. 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 Nii, hääletatud. Aitäh. Põhimäärused kinnitatud rahvamajadele ja kultuurimajale. Nii. Järgmine päevakorrapunkt. Leisi kooli põhimäärus. Palun, Helle Kahva. Leisi kooli
põhimäärus on teie ees ja selle põhimääruse vastuvõtmise põhjus on siis see, et 2016. aastal võttis Leisi volikogu vastu otsuse Leisi keskkooli põhikooliks reorganiseerimise osas ja selle antud põhimäärusega sätestatakse siis põhikooli staatus ehk siis Leisi kool on ka kooli ja hoolekogu ettepanek, et edaspidi siis õpivad seal põhikooli õpilased ja täna oli siis aktus ja neli õpilast lõpetas 12. klassi Leisi gümnaasiumis ja antud põhimäärusele on tulnud ka muudatusettepanek, ma loen selle ette, et Haridus- ja Noorsootöö komisjon tegi ettepaneku muuta ja sõnastada põhimääruse paragrahv 27 lõige 2 järgmiselt. Koolistruktuuri ja laua peal saate jälgida. Ja ametikohtade koosseisu ning palgakorralduse põhimõtted kinnitab direktor vallavalitsuse kehtestatud korras. Ja valitsus toetab seda ettepanekut osaliselt ja teeb alternatiivse ettepaneku, et koolistruktuuri ja ametikohtade koosseisu ning palgakorralduse põhimõtted kinnitab valitsus oma korraldusega direktori ettepanekul. Ja teine muudatusettepanek on samuti Haridus- ja Noorsootöö komisjoni jätta välja sõna üldkeskharidus ja jätta siis paragrahvi haldusjärelevalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhihariduse ja nüüd siin oli see, et ja üldkeskhariduse, et see üldkeskharidus välja, et tagada põhihariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurde pääsetavus ja nii edasi. Ja valitsus ka toetas seda ettepanekut. Aitäh. Palun küsimusi ettekandjale. Ei näe. Siis siin on meil ka kaasettekanne Haridus- ja Noorsootöö komisjonilt. Palun. Andres Hanso. Tõepoolest arutasime seda küsimust ja tegime niisuguse ettepaneku seal, nagu välja ette luges. See on ainult täpsustav. Sisu muutumist, ega see tegemist mitte mingisugust asja ei ole. Ja vallavalitsus on teinud oma ettepaneku, mis seda sama asja sõnastab natuke teisiti. Nii et meie komisjon oli ühäälselt selle Leisi põhimääruse poolt, Leisi kooli põhimääruse poolt. Nende muudatusettepanekutega. Kuna Haridus- ja Noorsootöö komisjoni ettepanek pisut erineb valitsuse poolt pakutavast, sõnastuse poolest, siis on meil vaja mõlemat kas läbi hääletada, sest komisjoni poolt te vist siin samas niisama oma ettepanekut ka tagasi võtta ei saa. Siis me peame hääletama. Teeme siis nii, palun. Kummagi ettepaneku poolt on igal volinikul hääl või ettepaneku suhtes on hääl, ütleme nii, eks. Aga seda me ei saa volisest teha, nüüd saame. See on siis käsitsi meil jälle nagu kombeks on kujunenud. Nii, panen siis hääletusele muudatusettepaneku, mille tegi Haridus- ja Noorsootöö komisjonis, kus oli, et punktiir ning palgakorralduse põhimõtted kinnitab direktor vallavalitsuse kehtestatud korras. Kes on selle muudatusettepaneku poolt? Andke käega märku. Vastu? Esimene nii-öelda A
esimese sees on 2 alternatiivi. Hästi, palun fikseerige palju, mis hääled olid. 1 oli vastu, 1 poolt, 8 vastu, ülejäänud erapooletud. Ja nüüd selle sama muudatusettepaneku tekstis valitsuse poolt pakutud, kes on palun selle ettepaneku poolt, kus sisuliselt asi väga kardinaalselt ei muutu, vaid et palgakorralduse struktuur, ametikohad, koosseis, palgakorraldus põhimõtted kinnitab vallavalitsus oma korraldusega direktori ettepanekul. Kes on selle ettepaneku poolt, andke käega märku. Nii, kes on vastu? Ei näe, erapooletud. Ja siis 2 ei hääleta. Said asjad kirja. Aitäh. Ja meil oli veel teine, järelikult eelnõusse läheb siis selle esimese ettepaneku teine variant, ümbersõnastus. Ja kas teist muudatusettepanekut, kus jätta välja üldkeskharidus, kuna tegemist on nüüd põhikooliga, kas me peame seda hääletama või võime vaikimisi selle lisada? Või õigemini välja võtta sõna üldkeskharidus? Ei näe vajadust, siis see ettepanek aktsepteeritud. Lõppsõnaks ei saa jälle sõna anda, aga ma arvan, et asi on piisavalt selge, et asume siis otsustama selle põhimääruse muudatustega tervikteksti üle. Hääle ja 2 erapooletu, 1 hääletamata sellise skooriga on see Leisikooli põhimäärus kehtestatud. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on meil nüüd armas teema detailplaneeringud. Esimene on Koovikülas Kapakoovi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Palun, Jaan Leivategija, abivallavanem. Tere päevast, lugupeetud volikogu liikmed. Esimene eelnõu siis Koovikülas Kapakoovi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine 2 elamumaa krundiks ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks elamumaa krundile ja ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala piires. Et siin on selle planeeringuala asukoht, planeering on esitatud vastuvõtmiseks ja vallavalitsuse ettepanek on siis võtta planeering vastu ja suunata avalikule väljapanekule. Aitäh. Küsimusi ettekandjale? Ei näe. Palun siis kaasettekanne on ehituse keskkonnakomisjoni. Mihkel Undrest. Komisjon toetas vallavalitsuse eelnõu ja Aitäh. Keegi midagi lisada ei soovi, repliiki ei ole. Aitäh, siis palun asume otsustama. Hääletama. Hästi üksmeelselt on see
detailplaneering vastu võetud ja avalikule väljapanekule suunatud. Järgmine palun Kuressaare linnas Kalevi tänav 1A detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine. Jaan Leiva tegija, palun. Kalevi tänava 1A detailplaneering kehtestati Kuressaare linnavalitsuse korraldusega siis 2004. aastal eesmärgiga laiendada olemasolevat kaugküttevarustusega seotud hoonete kompleksi. Tänaseks on see detailplaneering täies mahus ellu viidud ja ehitusõigus on realiseeritud. Samas kehtiv Kuressaare linna üldplaneering võimaldab seal rohkem teha muudatusi ja juurdeehitusi kui tänane kehtiv detailplaneering ja seetõttu on siis siin on see detailplaneeringu ala, millest jutt käib. See on siis see Kuressaare soojuse hoonekompleks. Ja ettepanek on siis tunnistada kehtetuks Kalevi tänav 1A detailplaneering. Aitäh. Küsimusi ettekandjale, palun. Ei näe. Siis kaasettekanne siin on meil ka ehitus- ja keskkonnakomisjonilt. Mihkel, palun. Jah. Aitäh. Ja ka Kuressaare linnakodanikukomisjonilt on kaasettekanne. Aitäh. Täiendavaid märkusi, repliike ei näe. Siis asume otsustama. Panen hääletusele. Üksmeelselt otsustatud. Aitäh. Järgmine 22. päevakorrapunkt Mäebe külas põllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Jaan Leiva tegija, palun jälle. Aitäh. Mäebe küla põllu detailplaneering algatati Torgu vallavolikogu poolt 2006. aastal eesmärgiga planeerida elamumaa tundid. Ja käesoleva hetkeni ei ole seda planeeringut siis vallavalitsusele menetlemiseks esitatud. 2009. aastal on kinnistu omanik vahetunud ja ta ei soovi seda planeeringu menetlust jätkata. Siin on see planeeringu ala ja ettepanek on siis lõpetada see Mäebe küla põllu detailplaneeringu koostamine. Aitäh. Küsimusi ettekandjale ei näe. Siis siin samuti palun ehitus- ja keskkonnakomisjoni poolt Mihkel. Komisjon 11 poolt toetas vallavalitsuse eelnõu. Aitäh. Kas võime asuda hääletama? Palun. Üksmeelselt otsustatud. Aitäh. Ja järgmine 23 Muratsi külas Rohu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine. Muratsi küla Rohu detailplaneering kehtestati Kaarma vallavalitsuse korraldusega 2005. aastal. Selle eesmärgiks oli siis 4 elamumaa krundi planeerimine, ehitusõiguse määramine elamute abihoonete püstitamiseks. Planeeringualas asuva Rohu ja Hiiekoja kinnistutel on tänaseks üks omanik, kes ei soovi seda planeeringut sellisel kujul realiseerida ja tahab neid krunte kasutada ühiselt ühe kinnistuna. Ja sellest tulenevalt siis omanik esitas vallale taotluse, et detailplaneering tunnistada osaliselt kehtetuks nende Rohu ja Hiiekoja kinnistute osas. Siin plaanil on nüüd näha see punane viirutus ei paista võib-olla väga hästi, aga see on siis sealpool 2 krunti. Selles osas siis on ettepanek tunnistada osaliselt kehtetuks siis Muratsi küla Rohu detailplaneering Rohu ja Hiiekoja kinnistute osas. Aitäh. Küsimusi ettekandjale ei näe. Siis kaasettekanne ehitus- ja keskkonnakomisjoni poolt palun Mihkel. Kõik komisjoni liikmed olid eelnõu. Aitäh.
Siis palun asume otsustama. Minu pilt näitab, et jah, nüüd on üksmeelselt otsustatud see osaliselt kehtetuks tunnistada Muratsi rohudetailplaneering. Ja järgmine on palun määruste kehtetuks tunnistamine, samamoodi Jaan Leivategija, palun. Aitäh. Et Saaremaa vallavalitsus võttis siis selle aasta 20. juunil määrusega 2/2/9 vastu siis reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Ja sellega seoses tuleks tunnistada siis kehtetuks või tuleb tunnistada kehtetuks need määrused, mis on ennem valdade poolt reovee käitluse kohta kehtestatud ja siit tulenevalt siis ettepanek on tunnistada siis kehtetuks Saaremaa valla ühinenud omavalitsuste 6 varasemat määrust. Määrused on eelnõus loetletud. Aitäh. Palun küsimusi ettekandjale. Ei näe. Siis kaasettekanne palun ehitus- ja keskkonnakomisjon. 9 poolt häälega komisjon toetas. Aitäh. Ja ettevõtlus- ja majanduskomisjon Aivar Aru. Aitäh. Ettevõtlus- ja majanduskomisjon toimus seekord elektrooniliselt ja kõik 8 osatöötajat toetasid seda määruse. Aitäh. Siis võime asuda otsustama nende määruste kehtetuks tunnistamise osas. Nii, hästi, üksmeelselt määrused kehtetuks tunnistatud. Järgmine päevakorrapunkt palun on vaide lahendamine. Ettekandja abivallavanem Jaan Leivategija.
armsad volikogu liikmed, vallavalitsuse töötajad, külalised. Jätkame. Meil on jäänud veel 3 olulist päevakorrapunkti. Esimene neist, 26. küll päevakorra järgi, mittetulundustegevuse toetamise kord, esimene lugemine ja sõna on abivallavanem Kristiina Maripuu, palun. Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, head kolleegid ja külalised. Mittetulundustegevuse toetamise kord tegelikult vallavolikogu poolt sai kehtestatud täpselt aasta tagasi, 21. juunil ja praegu esimene aasta on näidanud, et on vajadus teatud muudatuste järele ja otstarbekam on siis ikkagi olemasolev määrus tunnistada kehtetuks ja kehtestada määrus uues redaktsioonis. Miks me oleme praegu selle määruse muutmise teemaga just nimelt juunikuu volikogus, kuna kehtiv määrus näeb ette, et tegevustoetuse taotlusi oodatakse 1. oktoobriks, siis esialgne mõte oli see, et juunikuus teeme esimese lugemise, juulikuus volikogu ei toimu, augustis ta on teisel lugemisel ja selleks ajaks, kui minna siis toetust taotlema, on uus määrus olemas. Et see on põhjus, miks me oleme just nimelt juunikuusse sättinud selle. Toetuse andmise eesmärk on, nagu ikka, omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine ja eesmärk on see, et oleks siis kooskõlaga valla valdkondlike prioriteetidega. Lähtudes senisest rakenduspraktikast on siis vaja vähendada kordusi, täpsustada sõnastust ja muuta taotlemine igas mõttes ka selgemaks ja kiiremaks. Ehk siis praegu juhin tähelepanu sellele, et selle muudatuse mõte on teatud mõttes selle dokumenti avamine, ehk siis me soovime tuua selle määruse arutelu alla, et saaksid ka volikogu komisjonid ja osavallakogud ja kogukonnakogud siin oma arvamuse sekka öelda, ehk praegu me oleme parandanud ära need kohad, mida me näeme, mis tõesti juba igal juhul parandamist vajavad, olgu see siis sõnastus, olgu see siis korduste vähendamine ja kindlasti tuleb komisjonide kaudu väga sisulisi ettepanekuid, mida saame 2 lugemise vahel võtta arvesse. Et praegu, kuna on vahele jäämas ka see juulikuu, siis läheb see kaasamisprotsess heas mõttes päris pikaks ja on võimalik võtta arvamusi arvesse. Praegu see eelnõu, mis on teile saadetud, selle puhul toetuste määramisel põhimõttelise muudatus ei ole. Küll aga on võimalus siis muudatusettepanekute kaudu neid põhimõtteid siin 2 lugemise vahel muuta ja loomulikult siis taotlejale sobivas suunas. Praegu on siis eelnõus toodud välja 3 toetuse liiki, tegevustoetus, projektitoetus ja külaraha. Veel kehtivas määruses on sees ka stipendiumid ja piirkondlik toetus. Ehk siis taotleja jaoks oleks oluline see, et oleks toetuste liigid optimeeritud, pigem, et need toetuste liike oleks vähem, need oleksid selgemad ja ka taotleja täpselt omaks pilti, milliseid toetusi on aasta lõikes võimalik taotleda. Etteruttavalt ütlen seda, et on täiesti tõenäoline, et 2 lugemise vahepeal isegi ka tegevustoetus ja projektitoetus sulavad kokku üheks mõisteks nimega toetus, ehk siis ei ole iga kord projektitoetuse ja tegevustoetuse piir nii selge, et lihtsam on siis rääkida mõistest toetus, nii et aga see on tõesti öeldud etteruttavalt. Ja siis külaraha. Hetkel on tegevustoetus ka seal eelnõus lahti kirjutatud, et on mõeldud regulaarsete toimingutega seotud kulude katmiseks, taotlejaks on MTÜ, sihtasutus või seltsing ja et siis selle taotlemise puhul tuleks taotlus esitada 1. oktoobriks. Taaskord ruttan natukene sündmustest ette, et 2 lugemise vahepeal on siingi tõenäoline, et selle kuupäeva osas tuleb muudatus. Projektitoetus, nagu nimi ütleb, on siis mõeldud konkreetse projekti jaoks, samuti ka kaasfinantseeringu taotlemiseks, taotlejaks MTÜ, sihtasutus või seltsing ja projektitoetust saab siis taotleda valitsuste välja kuulutatud taotlusvooru ajal. Kolmandaks külaraha, mida siis on ka selle määruse alusel taotletud, eelduseks on külavanem olemasolu. Külaraha puhul üldiselt on mõeldud, et see on siis külaürituste, heakorra ja ühistegevuse aktiveerimisega seotud kulude katmiseks või osaliseks katmiseks. Ja vallavalitsus kinnitab toetussummad külade lõikes. Enne kui teen ettepaneku see
määruse eelnõu heaks kiita. Nimetan ka seda, et praegu oli eelnõu suunatud kaasettekandeks 3 volikogu komisjonile, küll aga arutas seda eelnõu suurem osa komisjonidest ja ka praegu näiteks kultuuri- ja spordikomisjoni puhul on protokollis juba fikseeritud 2 muudatusettepanekut, mida me küll palume sõnastuse mõttes täpsustada, aga tõepoolest, et nagu alguses mainisin, on praegu selle määruse menetlemine just 2 lugemise kaudu üks võimalus, kuidas see dokument avada, kuidas seda dokumenti siis 2 lugemise vahepeal teha paremaks ja just nimelt kaasata siis ka mittetulundusühenduste enda ettepanekuid. Et seda praegu erinevatel koosolekutel, kus ma sellest olen rääkinud, on tervitatud. Et esimese aasta kogemused on võimalik arvesse võtta ja see 2 lugemise võimalus siis võimaldab neid ettepanekuid arutada. Et minu ettepanek on kiita määruse eelnõu heaks ja suunata teisele lugemisele. Aitäh. Palun, kas on küsimusi ettekandjale? Silvi ja siis Aare Martinson. Ma kuulsin nagu esimest korda praegu, et on mõte äkki tegevustoetus ja projektitoetus, äkki toetuseks muuta. Siis ma mõtlen, et jällegi kas taotleja seisukoha pealt muutub olukord selliseks, et küsida ainult 1 kord toetust, eks ole, sest praegu on võimalus ikkagi nagu regulaarse tegevuse toetust küsida ja siis on sul äkki selle mingi projektiga seoses või üritusega seoses võimalik küsida. No niisugune mõtted näha. Samas praegu, nagu ma enne ütlesin, et taotleja jaoks on oluline omada pilti sellest, millised toetusvõimalused aasta lõikes on. Kui praegu taotleja teab, et tal on aasta jooksul mitu toetusvooru, näiteks, et tal on ka tegevustoetust, nimetage praegu siis niimoodi, võimalik teatud tähtaegadel taotleda, et selles mõttes ei saa olla siis niimoodi, et meil on ainult üks voor ja kui ta sinna ei jõua, siis jah, aga ma mõtlen ka, et kui praegu näiteks ka projektitoetuste puhul on olnud niimoodi, et on küsitud, kas ka sügisvoor tuleb, siis näiteks meil külaarendusprojektide puhul on küll teada, et me seda sügisvooru nagu teha ei saa, küll aga taotleja peaks nagu seda teadma, et millised on need võimalused, et kas on 1 voor, kas on 2 vooru, et selles mõttes taotleja jaoks peab muutuma kõik selgemaks, peab muutuma kiiremaks ja samamoodi ka menetlus selle võrra siis muutuks kiiremaks, et see on eesmärk. Aitäh. Aare Martinson. Jaa, aitäh. Ettepanek on kiita määruse hea eelnõu praegu heaks, aga saan ma aru, et teiseks lugemiseks tekst oluliselt muutub ja võib-olla tuleb uues sõnastuses. Ma tegelikult ütlen, et see igas mõttes oleks tegelikult hea, kui me saaksime veel sisulisi ettepanekuid, et hetkel me soovime parandada ära need kohad, mis on juba näha, et vajavad parandamist, vajavad selgemat sõnastamist, aga kui tuleb sisulisi ettepanekuid, mis muudavad taotlemise selgemaks, kiiremaks, paremaks, siis tegelikult see on ainult hea. Kui tuleb tõesti sellised ettepanekuid, mida ka siin muudatusettepanekutena saame siis hääletada. Aitäh. Veel küsimusi? Et see näitab ka nagu vajadust muudatuste järele, kui neid täiendavaid ettepanekuid veel tuleb. Küsimusi rohkem ei näe, siis kaasettekanded on rahanduskomisjonilt. Rahanduskomisjon on protokolli pannud kirja nii, et kehtiv mittetulundustegevuse toetamise kord vajab täpsustamist ja teatud muudatusi, et tagada õigusakti selgus ja parem arusaadavus. Ja 12 poolele ka otsustati eelnõud toetada ja saata volikokku ja 1 erapooletu oli. Aga veel on siis kaasettekanne arendus- ja kommunikatsioonikomisjonilt. Komisjon toetas eelnõu esimese lugemise saatmist. Teisele? Esimesele oli siis jah, õige, kõik hästi. Ja Raimo Aardam, piirkondliku arengu külaelukomisjon. Komisjon toetas eelnõu saatmist esimesele lugemisele. Aitäh. Ja sotsiaal- ja tervishoiukomisjon. Jah, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ka toetas, aga juhtis tähelepanu, et projekti taotluste puhul oma osalusena võiks arvestada vabatahtlikku tööd ja avaldati lootust, et sellel aastal üle jääb külaraha, juhul kui võiks kanda järgmise aasta eelarvesse samale reale. Aitäh. Kas on küsimusi kaasettekandjatele? Jah, palun. Anti Toplan. Sõnavõttu.
huvitav. Te võtsite omale komisjoni, vabandust, siin päevakorras ei olnud, ma ei teadnud seda, palun, Anti Toplan, kaasettekanne. MTÜ-de valdkond loomulikult ei ole ainult külaelu, vaid see on hästi suur lai sotsiaal, kultuur. Seda on minu palve, et seda arutatakse ka teistes komisjonides, et konkreetselt meie komisjonis tekitas siis põhjalikumat arutelu, kui te vaatate seaduse paragrahv 744, mis ei võimalda siis nii-öelda palgakulude tasumist. Samas paljudel publiks sektoris toimetavatel MTÜ-del on see kulu nagu siiski olemas. Praegu seda tehakse kuidagi kolmandate isikute või firmade kaudu. Eelnõu ei võimalda seda teha. Et kuidas siis MTÜ-d oma töötasu välja saaksid maksta, kui ei ole võimalik toetust saada. Ja sellest lähtuvalt on tehtud komisjoni liikmete poolt 4 ettepanekut, mis on siis suunatud augustikuise komisjoni koosolekutele või koosolekule konkreetsesse komisjoni, kuna komisjoni ajal meil neid ei sõnastanud. Ja ma loodan, et siis neid saab arutada ka teistes komisjonides. Aitäh. Me oleme arutanud muudatusettepanekute esitamise tähtaega ja jäi see, et on 1. august kell 12 aadressile raekoda@saaremaavald.ee. Kas sellega tänase arutelu selle eelnõu osas? Jah, Andres, palun. Riigikogu esimees ettepanekul arutas teemat ka haridus- ja noorsootöö komisjon, kus Kristiina ka kohal käis ja oli poolt. Väga hea, ma vabandan, ma lähtusin puhtalt sellest meie päevakavast, kus ei ole paraku ei linnakodaniku ega teie komisjoni. Ma ei ignoreerinud, aga aitäh, et ise aktiivselt sõna võtsid. Tänan, sellega siis oleme esimese lugemise praegu lõpetanud. Aitäh ja veel kord 1. august. Ja järgmine teema, palun, on meil Nasva alevikus luha detailplaneeringu kehtestamine ja sõna saab Jüri Linde, palun. Tere, lugupeetavad. Nasva aleviku luha detailplaneeringu kehtestamine. Antud planeering siis algatati aastal 2008 tolleaegse Kaarma vallavalitsuse aegu ja selle planeeringu eesmärgiks oli siis ehitusõiguse määramine kalatiikide, väikesadama, sadamahoone rajamiseks, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramiseks ja maakasutuse sihtotstarbe muutuseks. Ajapikku on siis kohalik kogukond, Nasva kogukond, korduvalt esitanud vastuväited, mis tõttu on siis antud planeering läbinud 6 korral järelevalve. Arendaja on planeeringut korduvalt muutnud ja mahtu ka kordades vähendanud. Loobutud on sadama kavandamisest, kämpingute ja puhkemaja rajamisest. Antud planeering, mis siis on teile esitatud, on alles jäänud, et sinna alale siis planeeritakse rajada üks puhkemaja saunateenuse ja majutuse pakkumiseks kuni 6 inimesele, lisaks 1 abihoone inventari hoidmiseks ja hoonete maksimaalne ehitusalune pind kokku oleks 160 ruutu, hoonestusala suurus kokku on siis 2000 ruutu ja lisaks 1 paadihild ujusillana. Lisaks veel on plaanitud 2 tiiki laiendada ja põhjapoolsesse otsa 1 lisatiik suurusega 500 ruutu. Riigihalduse minister on siis antud planeeringu heaks kiitnud 3. juunil 2019. Planeeringu asukoht on siin näha. Ja siin on ka siis põhijoonis, kus siis keskel on nüüd siis see sinisega on see ala, kus on siis planeeritud ehitusala. Ja ettepanek siis kehtestada. Küsimusi ettekandjale? Ei näe, ei kuule. Siis see eelnõu on käinud ka ehitus- ja keskkonnakomisjonis ja mitte esimest korda. Palun, Mihkel Undrest.
Küsimus oli komisjonis ja pikal arutelul ja kuuldes ära need selgitused, mis siis jagas komisjonis nii Jüri Linde kui kohal viibinud teistes küsimustes meil aru andnud Jaan Leiva tegija. Komisjon otsustas selle päevakorrapunkti osas ühehäälselt toetada vallavalitsusse. Aga peale seda tuli Nasva elanikelt kiri 50 allkirjaga, kus Nasva elanikud olid selle planeeringu kehtestamise vastu, tuues välja uusi asjaolusid, mida nüüd paari päeva jooksul keegi kontrollida ei jõudnud. Sellest lähtuvalt Keskerakonna fraktsioon teeb ettepaneku lükata see eelnõu arutus teisele lugemisele. Aitäh, sellekohane kirjalik ettepanek on ka laekunud. Tänan, sellega me täna siis selle päevakorrapunkti lugemise lõpetame. Nii et on uuesti meil järgmisel istungil ehk siis 29. augustil. Ja viimane tänane päevakorrapunkt, vallavara võõrandamine otsustuskorras. Palun, Jüri Linde. Nii. Saaremaa vallale kuuluv vara, tegemist on siis Viljandi laiul oleva varaga, mille siis 2017. aastal on Kihelkonna vald soetanud, saanud selle tasuta Riigi Metsamajanduse Keskuselt, et eesmärgiga siis seda eluolu seal Viljandi laiul vähe paremaks. Saarel, vabandust. MTÜ Viljandi külasets on teinud meile siis avalduse sooviga seda kinnistut omandada. Nende soov on seal siis ühest hoonest teha garaaž, mis on kehvas seisus, kus nad saaksid siis vallal või saarel asuvaid hooldustehnikat hoiustada. Seal on eraomanike poolt väga heal tasemel masinad, millega nad siis hoiavad korras valla omandisse avalikeks kasutuseks mõeldud teid ja lisaks generaatorihoonest tahetakse teha siis teeninduspind külaplatsi toimimiseks. Ja kuna nüüd antud kinnist on saadud tasuta riigilt, siis riigivara võõrandamise seaduse paragrahvi 33 põhjal, kui me selle nagu neile ka tasuta võõrandaksime, tuleks meil riigi tuludesse maksta 65% selle väärtusest. Seetõttu on siis meil ettepanek, et see võõrandada neile siis summas hinnaga 3575 eurot, mille me ilmselt peame hiljem kandma riigi kassasse. Ja siit siis ettepanek, siin on näha ka, kus see maatükk asub meil selle kaardi keskel. Ja ettepanek siis, et võõrandame neile. Nägite, kõik said aru, mida võõrandatakse? Palun paneme uuesti. Mine näita. Siit tahetakse hoonest teha siis garaaži ja see on siis külaplatsi paikvaatus. Aitäh küsimusi ettekandjale. Taavi Raunisti, palun. Kas sellest peab raha küsima, kas seda niisama ei tohi? Kuna me peame riigi omandisse maksma selle 65% sellest harilikust väärtusest ja MTÜ on nõus seda summat meile loovutama, siis see ongi nüüd kompromissettepanek.
Hind on ilmselt ju palju kõrgem, aga vastu tulla selle klubi. No kogu kinnistu, mis koosneb 2 katastriüksusest, on hinnatud 11 000. Aitäh, palun Meelis. Rendivõimalus nagu kindlasti oleks ka rendivõimalus, aga kuna seal on nüüd tegemist kogukonna, kes on korjanud ise oma raha, oma eraisikute pool ja nad tahavad seda panustada selle ehitise korras hoidu, siis see on nende poolne soov ja tahtmine, et see kuuluks nagu neile. Siis palun, Mihkel. Ei. Niisama, võimlemisharjutused. Vabandust. Kui ettekandjale küsimusi rohkem ei ole, siis on arutanud mitmed komisjonid seda eelnõu ja esimene nendest oli rahanduskomisjon ja rahanduskomisjonis andis ka Jüri Linde selgitusi ja 11 poolt ja 2 vastuhäälega otsustati seda eelnõu toetada. Rahanduskomisjonile küsimusi ei ole. Tore. Piirkondliku arengukomisjon ka arutas. Raimo. Tegelikult on see üks väga hea ettevõtmine kohaliku kogukonna poolt piirkondliku Tändi külakomisjon pooldas seda. Aitäh. Ja Aivar ettevõtlus- ja majanduskomisjoni poolt. Ja aitäh. Ettevõtlus- ja majanduskomisjon oli elektrooniline, et selgitusi ei olnud ja küsimused, mis tulid, said ka vastused. Et toetas häältega 4-3 vastu, 1 erapooletu ja ainuke märkus või tähelepanek tuli siis komisjoni liikmel Aivar Sõrmet, tuntud majandusspetsialistina ja tema soovitus oli, et tulevikus vallavalitsus võiks neid eelnõusid natukene majanduslikult paremini ette valmistada. Tuleks võib-olla võtta kontakti härra Sõrmega ja paluda tal täpsustada. Aitäh. Aga kui rohkem sõnavõttu repliigi soove ei ole, kas siis asume otsustama selle vallavara võõrandamise osas? Palun. On otsustatud selle vallavara võõrandamine Vilsandi külaseltsile. Aitäh! Ja sellega on meil päevakord läbi. Mul on paar teadet. Esimene see, tuletan veel kord meelde, et 29. augustil toimub meil siis järgmine volikogu istung. Loodetavasti siinsamas. Muudatusettepanekud mittetulundustegevuse toetamise korrale 1. augustiks kella 12. Aadressile raekoda@saaremaavald.ee. Ja 3. väga oluline sõnum. Sünnipäevalapsed, ärge unustage oma lilli siia. Ja siis Eiki Ansool ka käsi püsti. Head kolleegid, ja suvepuhkustega, et olen loonud Saaremaa vald, volikogu ja valitsus suletud grupiseisku, nii et olete saanud paljud selle kutse, aga ma vaatan, et praegu on 4 inimest kohal, siis kommunikatsioon on eluvõti ja see on hea koht, kus saab jagada arvamusi ja asju selgeks vaielda ja siis kogu konsensustega nagu avalikkusesse saab tulla, et see on siis kinnine grupp, sellel poole pääsu ja voli sealt siis kellegi jalad edasi, mingit informuks, et Eestis räägis lõmmega ja see koht on mitte leida, et siis saab midagi ilusti rääkida ja laulutustuda teine Eesti üks mitte. Ja veel kord ütlen, et on tähtsad sündmused tulemas, on võidupüha, on jaanipäev, on palju üritusi, kuhu kõik volinikud on pikisilmi oodatud. Palun ärge siis jätke oma valijaid unarusse. Ja homme algab suvi. Mul küll tundub, et teda on juba olnud piisavalt palju, et äkki hakkab lõppema. Aga loodame parimat. Nii et kena suve teile, rõõmsat meelt ja sõpradega kohtumisi. Aitäh!
see